Tere õhtust, reede 19. oktoober saates Reporter. Tänases saates võtame luubi alla maailma ajaloole palju sündmusi pakkunud aasta 1952. 6. veebruaril sureb pärast pikka rasket haigust Suurbritannia kuningas George VI. Samal aastal toimub printsess Elizabeth II kroonimine. USA presidendi valimistel edestab Dwight Eisenhower Adlai Stevensoni ja temast saab Ameerika Ühendriikide 34. president. Oslos avatakse suurejoonelise tseremooniaga taliolümpiamängud. Sama aasta juulis toimuvad suveolümpiamängud Helsingis. Kuid lisaks toimus veel üks ajalooliselt tähtis sündmus. 18. oktoobril sündis Eesti NSV-s Rakvere külje all Simunas väike Gennadi. 4 kuud hiljem lendab ta Tbilisisse, kus möödub tema lapsepõlv ja kooliaastad. Lisaks õppimisele tegeleb Geno ka Gruusia rahvatantsuga. ...1970. aastal aga saabub ta tagasi Eestisse, kus asub õppima Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonda. Algab tormiline tudengielu koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Teeme nüüd hetkeks otselülituse Gruusiasse ja anname sõna ülikooli aegsele sõbrale. Leon, ole hea! Tere, Geno! Saadan tervisi väikeses Gruusias ja liitun hea meelega suure juubelipiduse, mille nimi on Geno 60 aasta juubel. Sa olid inimene, kellega ma läbi käisin oma nooruse kõige pärimad aastad. See oli aeg täis reeline sõprusega ja aastad ei saanud midagi muuta niiviisi nagu sinu kena välimusele. Meie sõprus on sama. Meie oleme sama poisid, kes olime tudengi ajal ja meil on palju meenutada. Ma mäletan, kui kena sa olid ja kõik tüdrukud olid sinus armunud, aga sa valisid kõige parima ja kõige ilusama tüdruku, kes siiamaani on sinu kõrval ja kaunistab sinu elu. Need aastad andsid sulle palju. Sinust sai suurepärane arst, sul on hea perekond oma abikaasaga ja teil on head lapsed ja lapselapsed. Sinus on Gruusia ja Eesti segu.
mis väljendab Gruusia temperamendis ja Eesti keeletäpsuses. Kallis Geno, ma olen õnnelik, kui meie kohtusime Tartus ja minu pere oli sinu juures külas ja Mare oli väga hea perenaine. Ja veel on hea meel, et meie lapsed Erekli ja Kivi on sõbrad. Tbilisis meie kohtume sinu emaga ja õega koos lapsega ja rõõm, et Važa perega on praegu Tartus sinu kõrval. Ma tahan tänada Kivit, kes antis mulle võimalus osaleda sinu pidus ja võtta väikese sarvega ja Gruusia veiniga ühe tosti. Შემოგენო, დაგლოცავ, გაგიმარჯოს, გაიხარე, შენს ოჯახთან ერთად, შენ შვილებთან, შენ შვილის შვილებთან, შენს ვაჟკაცობას გაუმარჯოს და გქონოდეს სურვილი და ბედნიერება შენი 120 წლის იუბილე კიდე მომელოცოს და მაშინაც ასე ვაჟკაცურად ყოფილიყავი და შენს მეგობრებს გაუმარჯოს. გაიხარე, იმრავლე და იხარე. ლეონი და რუსიკო. გაგიმარჯოს. თავლე ბოლომდე. Septembri დაგეცალოს. გაგიმარჯოს. ...1974. aastal alustab Geno teenistust Punaarmees tankistina. Kaks aastat tuleb veeta Nõukogude Liidu kõige kuumemas paigas Termesis Usbekistanis. Naastes jätkab pooleli jäänud õpinguid Tartu Riiklikus Ülikoolis ja kohtuma oma tulevase abikaasa ja laste ema Marega. Meie tutvus sai alguse 37 aastat tagasi ülikooli kohvikus. Geno võttis naiste valiku ajal mind tantsima. Terve tantsu aja ma värisesin hirmust, sest ma olen tumedaid poisse kogu aeg kartnud. Keset tantsu Geno küsis selges eesti keeles, kas teil on väga külm. Ma noogutasin. Hirmust sai arm ja 2 aasta pärast sündis meile tütar Kristiina. Aasta 10 kuud hiljem poeg Kiivi. Meil on 3 imearmsat lapselast. Ja ootame pikisilmi lisa. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you. Said you hurt her so, she almost lost her mind. But now she said she knows you're not the hurting kind. She said she loves you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. Ooh. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves
you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Why couldn't hurt you to apologize to her? Because she loves you, and you know that can't be bad. She loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. 1981. aastal lõpetab Geno edukalt õpingud Tartu Ülikoolis ja asub tööle arstina, kellena töötab ta tänase päevani. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. 1990. aastal kaitseb meditsiinilise radioloogia teadusliku uurimise instituudis meditsiinikandidaadi väitekirja. Lisaks põhitööle on ta õpetanud Tartu Ülikoolis radioloogiat tuhandetele tulevastele arstidele. Viimasel aastakümnel on aga Geno elus veel üks vastutusrikas ja tähtis amet. Nimelt on ta vanaisa oma 3 lapselapsele. Vaatamegi nüüd, mida väikesed asjaosalised ise sellest arvavad. Tšau, Issa! Kas sa mäletad, kui sa õpetasid mind rattaga sõitma? Ma arvasin, et sa hoiad ikka veel minu satulast kinni, aga tegelikult sa ei hoidnudki. Ja siis ma vaatasin taha ja ma nägin, et sa olid seal kaugel juba ja siis ma avastasin, et ma oskan juba rattaga sõita ja sina õpetasidki selle mulle. Ah jaa, Issa, mäletad, kui me tegime selle ägedal papist tehtud roboti, siis mina ütlen, kas teeksime papist tehtud robotist, siis Issa ütlen jaa, ja siis me hakkasime tegema ja siis Issa oli väga mõnus, et ta tegi selle pea, pani sinna roboti külge ja siis ta oli hästi tore vanaisa. Ja Sofia tahab sind ka varsti näha ja mina ja Helen tahame juba näha ja sinuga on väga tore autot pesta Tammelinnas vahepeal suvel, kui me oleme tulnud sulle suvel sinna Tammelinnani ja on väga tore olla seal autot pesemas ja siis jalgpalli vahepeal mängima ja väga tore. Ühesõnaga me oleme sinuga väga palju asju teinud ja teeme tulevikus ka. On väga tore sinuga saunas ka käia. Mina küll ei käi. Ja sina ka ei käi. Ja sina ei käi veel saunas. Ja arva, mis meile meeldib sinuga väga palju koos teha. Hinkaleid! Palju õnne, kallis Issa! Ta on vuntsidega mees, ta käib nurga peal postad ja hästi, kes on kes ja mis on just poest. Ta on vuntsidega mees ja tema teab kõigist kõike. Ta on vuntsidega mees, tal on vuntsidega koerutul sooja pidi ees. Ta sopata ei poe, ta on vuntsidega mees ja tema teab maailmast kõike. Talle meeldib vahtida vaid teiste õnne ja valu ja pisaraid. Kui
ta on õde. Aga enne veel, kui saatele joone alla tõmbame, vaatame ära ka spordiuudised, jätkab Lembitu Kuuse. Ka tänane 19. oktoobri spordisaade on täielikult pühendatud vaid ühe mehe pikale ja mitmekülgsele sportlaskarjäärile. Peakangelaseks on Geno Korelašvili. Kusjuures täiesti erakordne, täiesti fenomenaalne on see, et mehe sportlik tegevus on peaaegu 100% jäädvustatud filmilindile või mis tahes infokandjale. Kõigepealt 70. aastate lõpus tuleb ta Tartu Riikliku Ülikooli maadluskoondise koosseisus Eesti NSV meistriks. Endal tal, tõsi küll, Matile minna ei õnnestunudki, vastane andis loobumisvõidu tõenäoliselt hirmust võimsa mägede poja ees. Seejärel eestlastele palju au ja kuulsust toonud ala suusatamine. No vaadake ja nautige seda laskumistehnikat. Rahulolev naeratus näol libiseb ta finiši suunas. Kas keegi tänastest tippudest võiks talle üldse vastu saada? Ülimalt kahtlane. Ja siis veel 59-aastasena teha võimas comeback ja seda niisugusel tehnilisel ja nõudlikul alal, nagu seda on jalgpall. Mängleva kergusega mängib ta üle endast põlvkondade jagu noorematki. Isegi David Kipiani võiks kadestada. Uskumatu, täiesti uskumatu. Kas ehk natukene liiga hilja ei avastanud ta seda enda jaoks? Ning viimaks väikeste mööndustega saab ehk sedagi vaid Genole endale arusaadavat tegevust kehakultuuri alla liigitada. Ilmselt on ta selleski oma ala parim. Spordis sellega tänaseks kõik. Aitäh! Selline oli siis tänane Reporter reedel 19. oktoobril. Õnnesoovid ka meie poolt ja meeleolukat pidu teile sinna Tartusse.